Jah, tere ka minu poolt, et on põnev rääkida 8 aastast ja tohututest miljonitest siis väga linnulennult, aga kui täpselt rääkida, siis võib pea hakata valutama, nii et ärme väga süvene. Nii, meil on siis 8 aastat ees ja väga palju tegevusi, see on väga mahukas teema. Me oleme jaganud selle siis 9 teemaplokki, need küsimused kõik on tekkinud seoses sellega, et kõike on vaja teha. Ja kõikidel teemadel, 9 teemal on ka siis alateemad ja neid on 35 kokku. Ja praegu asume siis ettevalmistavas faasis. Meil on kuni 2023 on meil kaasa arvatud, siis on eestikeelsele õppele ülemineku ettevalmistav faas ja sellepärast ajavad mind alati naerma need artiklid, mis ütlevad, et kõik on hilja, lootusetult hilja ja üldse ei saagi valmis. Et tuletan meelde, et me lähme üle järk-järgult, see ei pidanud olema valmis eile, see ei saa valmis homme, me oleme ettevalmistavas faasis ja siis, kui on aasta 2024, hakkavad asjad kas kehtima või juhtuma. Praegu valmistame ette ja 2 põhilist ettevalmistavat punkti on siis see, et alusharidus läheb täiesti üle, mingeid ülemineku etappe seal ei ole ja ka 1. ja 4. klassid lähevad 2024 sügisest üle ja sealt alates juhtub veel muidki asju. Ja me vaatame siis järk-järgulist üleminekut kuni aastani 2030. Need on need 9 teemaplokki. Üks on siis seotud seadustega, teine on seotud erinevate koolide riigistamisega ja investeeringutega Ida-Virumaal. Väga oluline on nõustamine, järelevalve ja kvaliteeditugi. Lisaks me ei saa kuidagi üle kui meil ei ole õpetajaid. See õpetajate punkt on vaata, et kõige olulisem siin. Ja kuidas toetada sisulist õpilaste keeleõpet, et oleks meil materjale, vahendeid ja millega hinnata siis seda taset. Selle jaoks on meil siis struktuurifondi rahad, millest eelkõneleja just rääkis. Meil on vaja õppevara ja hindamisvahendeid, mis on ka samuti sealt ja samuti on vaja siis tugimehhanisme ehk siis kuidas me saame formaalset õpet toetada läbi mitteformaalse õppe, et need õpetajad ka teaksid, kuidas väljaspool kooli saaksid aidata üleminekule kaasa. Ja lisaks siis loomulikult õpetajate, täiskasvanute enda keeleõppe ja mõned üleminekut toetavad tegevused. Ja nüüd siis need 9 erinevat teemat natukene lahti räägituna. Hetkel on meil siis seadusmuudatuste eelnõu valitsuses, ta on läbinud esimese lugemise ja seaduse muudatused siis hõlmavad põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatust ja eelmise ehk siis hetkel kehtiva koolieelse lasteasutuse seaduse muudatust. Oleme jätnud kõrvale alusharidusseaduse, mida ei võetud vastu siin hiljaaegu ja pöördusime tagasi koolieelse lasteasutuse seaduse juurde, et nii on praegu lihtsam need muudatused ellu viia. Ja nendega koos siis muudetakse õppekavasid, põhikooli ja gümnaasiumi riiklikke õppekavasid ja sealt siis gümnaasiumist lähtudes natuke ka kutseõppeasutuse seadust ning erakooli seadust, viimast küll kõige vähem. Ja loomulikult selleks, et õpilastel oleks tagatud ilma klaaslagedeta haridus, on vaja tõsta keeletasemeid, mis on päris suur ülesanne, arvestades seda, et praegu põhikooli B1 ja gümnaasiumi B2 jäävad suures osas ka täitmata. Aga kes ei alusta, see ei saa ka parandusi teha oma tegevuses, nii et tuleb alustada. Ja muudetakse ka keeleseadust. Just üleeile olin kultuurikomisjonis ja sealt olid lausa mõned muudatusettepanekud ministeeriumi ettepanekutele, nii et seal päris kindlusi veel ei ole mõnedes punktides, aga küll te siis näete. Ja loomulikult, kuna Ida-Virumaa on nii suure mitte eestlaste osakaaluga maakond, siis sinna on vaja natuke tugimehhanisme, ehk siis see tähendab päris mitmete koolide riigistamist ja hetkel siis käivad läbirääkimised 2 omavalitsusega, Lüganuse ja Sillamäega ja Sillamäe Eesti põhikool peaks siis saama ka 1. septembrist 2023 üle antud. Aga see nimekiri pole lukus ja võimalik, et sinna lisandub veel haridusasutusi. Ja tehakse ka siis kohalike omavalitsustega ühine investeeringute kava, mis on praegu täiesti algusjärgus veel, aga ilma selleta kuidagi ei saa, sest ka koolipidajal peab olema oma vastutus. Väga tähtis punkt, mulle hästi meeldib see on nõustamine, järelevalve ja kvaliteeditugi. Ja ministeerium on töötamas välja siis nõustamiskorraldust, mis tähendab seda, et Tallinnas ja Ida-Virumaal avanevad sellised nõustamiskeskused ja need saavad eeldatavasti olema Harna juures ja seal siis on põhimõtteliselt koolijuhtide, koolimeeskondade ja kohalike omavalitsuste või koolipidajate nõustamine, kuidas strateegiliselt kogu üleminekut teostada. Ja seda hakkavad tegema mõned inimesed, keda veel ei ole, aga nende juures on väga olulised inimesed, kes juba on olemas ja need on 15 konkursi välja valitud keelevaldkonna nõustajat ja nemad siis on need, kes lähevad koolidesse, lasteaedadesse
ja ka kutseõppeasutustesse appi õpetajale, kuidas sisuliselt, metoodiliselt seda tööd paremini teha. Nad annavad edasiviivat tagasisidet ja need inimesed saavad alustada tööd juba jaanuaris. Aga see nõustamise arendustugi on siis selline meede, mis oleks pidanud rakenduma aasta pärast sügisel, aga kuna vajadus on nii suur ja kõik küsivad, kuidas see hakkab toimuma, siis me oleme toonud selle praegu ettepoole ja me loodame, et see käivitub jaanuaris ja ka need strateegilise nõustamise inimesed loodetavasti aasta alguses on meil juba olemas. Järelevalve maht suureneb ja nüüd siis kaasatakse ka Keeleamet, et meil on sel õppeaastal 2022-2023 20 õppeasutust vaadatakse üle ja järgnevate aastate jooksul vaadatakse siis põhiliselt praegused vene õppekeelega asutused, nii põhikoolid kui ka on alustatud järelevalvet kutseõppeasutustes ja see laieneb ka alusharidusse. Aga nüüd see koos Keeleametiga, see tähendab seda, et Keeleametist antakse siis keeleeksperdid ja nemad ei hinda mitte õpetaja keeleoskust tunnis, vaid tegelikult vaadatakse ikkagi sisu, mida õpetaja kasutab, kuidas ta kasutab ja kuidas seda tunni sisu paremaks teha. Sest olgem ausad, tundide arvust üksi ei piisa, et seda tunni kvaliteeti paremaks saada. Ehk siis see on see sisuline ülevaatus siis koostöös Keeleametiga ja kui on midagi aidata, siis need 15 keelevaldkonna nõustajad, keda Harno on välja valinud, nemad saavad minna õpetajale appi. Ja seoses selle nõustamisega on siis käivitumaas ka pilootprojekt, kus on hetkel olemas meil gümnaasiumimeeskond ja eeldatavasti kohe paari kuu jooksul kuulutatakse välja konkurss ja saavad siis liituda ka põhikoolimeeskond ja kutsekoolimeeskond. Me loodame, et see nii läheb, aga nendel peab olema siis ka väga suur tahe olla nii-öelda pilootkoolideks ja teha seda esimesena läbi. See on 2023–2026 ja nende kogemusi saab edaspidi siis rakendada ka teistes koolides. Aga kuna see gümnaasiumimeeskond on nii tahtmist ja väge täis, siis me otsime tõsiselt võrdseid partnereid nendele sinna juurde põhikoolist ja kutsekoolist. Kuna me oleme rakendanud Eestis keelekümblust juba 22 aastat, siis keelekümblusprogrammi mudelid hakkavad pisut muutuma ja sellega seoses on vaja ka neid hetkel siis 40 kooli, 70 lasteaeda, aga neid nõustada, kuidas päriselt edasi minna. Ja sellega tegelevad siis Haridus-Teadusministeeriumi keelekümblusprogrammi koordinaatorid. Ja Kultuuriministeeriumi eestvedamisel nemad on võtnud endale väga toreda rolli vanemahariduse programmi väljatöötamine. See küll käivitub pisut hiljem, aga välja hakatakse töötama juba järgmisel aastal. See on siis lapsevanemate nõustamine, et kuidas oma lapsele valida parem koolikeskkond, milline kool ja võib-olla ka siis sisuline pool, et kuidas neid lapsi seal emakeelest erinevas koolis toetada. See käivitub pisut hiljem, vist 2025. Õpetajad ja koolijuhid. Koolijuht on võtmeisik. Iga päev kuulen küsimusi, et kuidas seda teha ja mida teha ja koolijuht on võtmeisik. Ehk siis hetkel üritatakse, praegu käivad läbirääkimised kõrgkoolidega, et suurendada õpetajate osakaalu ja eile just saabusid kõrgkoolides siis nende pakkumised erialade lõikes, et keda nad saavad koolitada, aga need kõik on läbirääkimiste järgus. Üldse väga palju asju on töörühmadeks jaotatud, antud kätte tähtajad, millal need tingimused välja töötatakse, nii et tegelikult lõpetatud tegevusi faktiliselt ei ole, lihtsalt saab rääkida, mis tuleb. Ja nüüd õpetajate järelkasv on siis selline tegevus, kus me saame kas karjääripöörajaid, tagasitulijaid, need, kes on kunagi lõpetanud ja läinud kuskile mujale, et kas nemad tulevad tagasi, kas inimesed tahavad nüüd pärast oma karjääri mingis muus valdkonnas saada õpetajateks või siis tulevad juurde need noored kooli näiteks, kes on ka kõrvalt tulnud, igatahes mitmes spektris me loodame õpetajaid juurde saada ja selleks töötatakse välja hindamismoodul, selline eelhindamismoodul, vaadatakse, mis õpetaja kompetentsid hetkel on või sellel inimesel, kes hetkel koolis töötab, mida ta vajab, nii et ta läbib eelhindamise ja siis ülikoolid töötavad välja tasandusmoodulid järgmise aasta jooksul. Inimesed läbivad need moodulid ja saavad siis õpetaja kvalifikatsiooni. Need on siis mikrokraadi õppe erinevad moodulid töötavatele õpetajatele siis eelkõige, aga kui õpetajal bakalaureust ei ole, siis kahjuks seal on natuke teised tingimused, aga põhimõtteliselt see on võimalik kõigil, nii et kui teil on veel tuttavaid, kes ei ole õpetajad, siis kõigil on võimalus oma karjäär ära pöörata ja teha mõned mikrokraadid ja saada väga heaks õpetajaks ja teha ajalugu, õpetada eesti keelt. Teist võimalust ei tule pärast 2030. aastat.
Ja loomulikult on meil vaja õppejõudusid, sest kui me läheme nüüd suurte mahtudega ülikoolide juurde, et meil on seda ja seda vaja, siis nemad peavad ka natuke ringi vaatama ja täiendama oma õpetajate ridu. Ja hetkel on siis töös ka läbirääkimised noored kooli juhtkonnaga, et saada lisarühm, kes suunduks Ida-Virusse, mis tingimustel see toimub ja kuidas täpselt. See on meil ka aprilliks siis selge, kui palju neid soovijaid on ja kuidas see edasi läheb. Ja kuna igal aastal on ülikoolides olnud neid tudengeid, kes oma eesti keele oskusega jäävad sisseastumisel napilt joone alla, siis me ei lase neid käest ja nendele on siis ette nähtud eesti keele kui teise keele selline täiendõppekoolitus, et nad aasta pärast oleksid valmis ja liituksid. Nad saavad olema küll tudengite nimekirjas, aga siis poolaastase õppega loodetavasti astuvad nad järgmisel aastal sisse, sest me ei tohi praegu ühtegi inimest kaotada. Siin on nüüd veel õpetajate motiveerimisest ja üks on siis tudengite sihtstipendium ja hetkel on selline kokkulepe, et kõik, kes asuvad õpetaja koolitusse õppima, tudengid, mitte selle aasta omad ega eelmise aasta omad, vaid just need, kes tulevad sügisest, hakkavad saama 400 eurot stipendiumi 10 kuud igal aastal ja see on nii baka kui magistriõppes. Ja hetkel on see praegu kõikidele õpetaja koolituse erialadele. Võib-olla ülikoolidega läbirääkimised lõpevad pisut teisiti, aga hetkel on see nii. Ja kui minna Ida-Virumaale, lõpetades kõrgkooli, siis saad 1,3 koefitsiendiga lähtetoetuse, et kiire arvutusega on see praegu 22 000 ja nüüd lähtetoetust ei maksta enam 3 osas, muidu oli ta kohe algul jupik ja siis pärast esimest aastat ja siis kui olid 3 aastat ja ikka veel elus, siis said 3. osa. Nüüd tuleb see kõik korraga kätte. Ja tegelikult kultuurikomisjon tegi ka ettepaneku mitte maksusid sealt maha võtta teisipäeval. Ma ei tea, kas see ettepanek läbi läheb, aga väga tore. Ja Ida-Virumaale minejatele siis on ka soodustingimused eluasemele, ehk siis see tähendab põhimõtteliselt üürikortereid ja ise maksad oma kommunaalkulud. Seda tehakse koostöös kohalike omavalitsuste ja koolipidajatega. Nii, siin on nüüd mitmed read, mis on Euroopa struktuurifondidest rahastatavad, kõik need täiendkoolitused. Alustavate koolijuhtide programmis juba töötab, see jätkub, koolijuhtide järelkasv jätkub ja jällegi Kultuuriministeerium on pakkunud välja sellise meetme, et töö varjutamine Eesti ja praeguste vene õppekeelega koolide juhid, omavaheline töö varjutamine kogemuste omandamiseks siis, vabandust. Ja hetkel siis töörühm töötab välja ka Ida-Virumaa nii lasteaia kui koolide õpetajate palgalisatingimusi, mis peaksid rakenduma järgmisest sügisest 2023. Seal on eritingimused, ei hakka lubadusi välja andma, aga kindlasti need tulevad, kalkulatsioonid on tehtud ja tore on ka see, et õpetajate see palga alammäär tõuseb jaanuarist juba 1749 euroni, mis on ka päris suur samm ja juba on toonud mõningaid õpetajaid sügisest kooli. Tean päris mitmeid koole, kes said oktoobrist omal õpetajad, kohe kui see info välja läks, ja ka novembrist alustasid mõnedki uued õpetajad koolides. Õpilaste keeleõppe on nüüd selline, et kui lehest lugeda, et Ida-Virumaa on 1,5 koefitsiendiga eelisolukorras ja lasteaedades 1,3, et teised on kõik väga pahased ja solvunud, aga kui me vaatame neid keeleõppetoetusi, need on keeleõppe lisatoetused ja nii keelekümblusprogrammi pearahatoetus kui ka uued toetused koolidele, kus siis klassis, tervele klassile toimub eestikeelne õppe suurendatud mahus ehk vähemalt 40% ja rohkem nädalas või vähemalt 60% ja rohkem nädalas. Et need on siis sellised toetused, mis pearaha põhiselt annavad palgalisa kõikidele neile õpetajatele, kes töötavad väljaspool Ida-Virumaad. See ei ole küll samal tasemel kui see 1,5, aga ta on sinna kanti, nad on erinevad, nad on motiveerivad, ehk siis 40% toetus on väiksem kui 60% oma, aga meie saame ministeeriumina jälgida siis, kuidas moodi toimub see liikumine, kui paljudes koolides ei ole üldse lisa eestikeelset õpet, kui paljudes on see nädala maht juba 40% ja rohkem, kus on see 60% ja rohkem, kui palju on keelekümblusprogrammis lapsi. Ja meil on ka nüüd teist aastat Eesti koolides ja esimest aastat lasteaedades ja keelekümbluslasteaedades toetused, nad taotlesid seda suvel. See on siis nüüd selline lisaõppetoetus, mis ei ole palgalisatoetus, aga see on lisatöö eest lisatoetus ja see on selleks, et Eesti haridusasutustes, nii lasteaedades kui koolides õppivad muu emakeelega lapsed ehk eesti keelest erineva emakeelega lapsed saaksid lisaõpet nii, et nad ei jääks kuidagi eesti emakeelega lastest maha. Ehk siis õppetöö peaks toimuma heas tempos ja kindlasti ka eesti emakeelega lapsed siis ei tohiks kannatada, kui teised tulevad järgi. Ehk see on lisaõppe samule tasemele viimiseks, et klass oleks ühtlasel tasemel.
Ja meil on ka mõningad uuendused, kui uussisserändaja toetus kuni 2022. aasta kevadeni oli mõeldud ainult eesti õppekeelega koolidele ja keelekümbluskoolidele, siis sel aastal kevadel esimest korda said seda taotleda ka vene õppekeelega koolid, sest ka neile tuli uussisserändajaid, kelle näiteks 6. klassi lisandunud õpilane vajas eesti keele lisaõpet, sest ta lihtsalt ei olnud seda päevagi õppinud näiteks. Nii et uussisserändaja toetus laieneb veelgi. Ta siiani oli põhikoolis, nüüd ta läheb gümnaasiumisse ja ka kutsekeskharidusse esimest korda. Taotlused siis tulevad veebruari alguses järgmiseks kalendriaastaks. Ja siin on ka väike uuendus, et praegused Ukraina lapsed, kes nüüd siis pearaha alusel 10. novembri seisuga hakkavad saama seda pearaha, kus nad koolis õpivad, see kool saab nagu Eesti lapse pearaha samadel alustel, siis sinna liitub ka see keeleõppe toetus samadel alustel, nagu on uussisserändaja toetus. Need infod tulevad kõik välja ministeeriumi kodulehele. Praegu need dokumendid on natukene muutmisel ja kinnitamisel, nii et 1. veebruarist kuni 15. veebruarini avaneb siis taotluste menetlemise süsteemis uus voor ja kõik pidajad saavad seal taotleda neid. Ja need koolid ja need klassid, mis siis hakkavad üle minema täielikule eestikeelsele õppekavale 2024 sügisest, need on need esimesed ja 4. Nendele kehtestatakse täiesti uus toetus, pearaha põhine, mis on kõige suurem ja see võimaldab maksta väljaspool Ida-Virumaad õpetajatele lisaraha. Need on täieliku eestikeelse õppega klassid ja neile tuleb toetus, mida siiani üldse ei olnud. Alusharidused saavad arendusprojekte taotleda alates sügisest 2023, et ka siis natuke kogemusi vahetada õpetajate ja juhtide vahel. Ja jällegi ESF-i punkt siis, et täiendav keeleõppe erinevate õppekäikude ja keeleklubide ja keelekohvikute korraldamiseks. Jällegi Euroopa struktuurfondi rahadest tulevad meil testid, nii et ühe testiga kaardistame kohe ära, kas laps on B1 või B2 tasemel, on ta siis gümnaasiumis B2 või C1 tasemel, see on väga lai spekter ja võimaldab teha kohe ühe lennupõhiselt järeldusi. Ja tulevad mõned õppematerjalid siin, need kõik on töös ja need hetkel läheb natuke aega, kuni nad kujunevad, aga tuletan meelde, meil on aega siiski, periood on üleminekuks 2030 ja kõik asjad ei pidanud olema valmis eile ega täna. Et õppevara ka, see läheb töösse ja lisanduvad siis metoodikakoolitused toetavateks tegevusteks huvikoolides siis väljaspool õppetööd, et õpetajad, huvihariduse õpetajad oskaksid ka metoodiliselt toetada natukenegi siis neid lapsi, kes õhtul satuvad nende juurde. Siin on siis täiskasvanute keeleõppe. Pille, kas sa tahad midagi öelda? Ja, et siin sellest, mis puudutab seda esimest rida, et siin on muidugi see üldisem vajadus ära toodud, et seda on kaardistanud nii Keeleamet kui ka meie maja näeb siis haridusinfosüsteemi andmetes seda, et mis see vajadus on, aga umbes selle suurusjärguga me siin töötame ja planeerime. Laias laastus on see, millest Helna rääkis, et me näeme siin väga suurt lahendust nendes ESF-i tegevustes, mis järgmisel aastal alustavad. Ja täiendavalt siis siin on küll praegu INSA ära toodud, aga jah, et siin on päeva jooksul mainimist leidnud ka teised kohad ja te ise olete väga teadlikud sellest, et kus täiskasvanute keeleõppe võimalused veel Eestis on. Et võib-olla jah, et see, mida Helna välja tõi, et me oleme kokku kirjutamas seda kooskõlastusring, siis hakkame rakendama, et need konkreetsed kursused ilmselt teisest poolaastast on realistlikud, aga me teame, et nõudlus on järsult tõusnud. Nii et praegu on HTM ka läbirääkimistes omakorda INSA-ga, et vaadata, mida me saame kevadel juba pakkuda siis mõningates kohtades üle riigi, kus on see haridustöötajate keeleoskus ka ülemineku kontekstis kõige kriitilisem, ehk et kus on sihtrühma kõige rohkem, kellel on vaja ära täita need keeleoskusnõuded B2, C1, sõltuvalt nende töö iseloomust ja sõltuvalt siis sellest, kuidas nad üle lähevad. Aga et kevadel juba loodetavasti saame ka mingeid kohti päris arvestataval hulgal pakkuda, et enne ESF-i kursuste avanemist seda vajadust täita. Ja see rahvusvähemuste emakeeleõppesüsteem, et tegelikult ministeerium juba valmistab ette ka siis sellist valikainekava oma keele ja kultuuriõppe, mida saab rakendada hiljem siis eesti keelest erinevate keelte õppimiseks nendele lastele, kes seda koolis vajavad. Ja hetkel on siis, praegu vist on juba arutelu lõppenud, ma ei teagi, kuidas neil läks, aga põhimõtteliselt on ministeerium teinud praegu ettepaneku, see ei ole veel kindel. Ja võimalik, et see võetakse tagasi, aga oli pakkumine ja seaduseelnõu lisamuudatus, et tuua koolijuhtide ja tähendab siis õppealajuhataja direktori keelenõuete täitmise tähtaeg varasemaks. See ei ole veel kindel,
täna toimub see arutelu ja hääletus seal kultuurikomisjonis, aga et just augustist saaks teha ettevalmistusi õppetööks ja koolijuhid siis pisut varem peaksid vastama nendele nõuetele. Ja nagu te teate, ühendatakse siis ära kvalifikatsioon ja keelenõuded, aga see otsustatakse lähiaegadel. Ja ma igaks juhuks kordan üle, kuna meediast on käinud ka läbi, et üksikisik, eraisik peaks maksma 9600 €, et see ei ole tõsi. See on pärast mitmekordseid ettekirjutusi ja nende täitmata jätmist sunniraha pidajale. Seda maksab juriidiline isik. Üksikisik ei maksa seda kindlasti ja hetkel on ettepanek hoopiski, et keeleseadus sunniraha osas eraisikule jääks muutmata ehk see 640, mida pole kelleltki kunagi nõutud, need summad on olnud tunduvalt väiksemad ja pärast mitmeid ettekirjutusi see võib jääda täiesti muutmata. Jõudsin peaaegu lõppu, aga see tegevuskava, mis meil siis kestab kuni 2030 ja mille minister Lukas loodetavasti lähiajal kinnitab, see vaadatakse üle igal aastal. Ei ole välistatud, et sinna tulevad muudatused, täiendused, lisarahad. Kui miski hakkab väga hästi minema, siis no seda ma hästi ei usu. Aga täiendusi, me juba teame 2 täiendust, mis sinna võiksid minna aasta-2 pärast. Sest praegu finantsid on väga suured, mis sinna on nagu määratud lisaeelarve ja kõik need struktuurifondide rahad. Me alustame suurtest ja väga hädavajalikest asjadest ja nagu te näete, siis summad on suured, 300 miljonit, 40 miljonit ja tegelikult kui õpetaja palk on garanteeritud praegu kokkuleppele, et kuni 2025 hoitaks seda keskmise taseme juures, eks ju, siis te saate aru, et need summad suurenevad veelgi, nagu need keskmised kõik tõusevad. Nii et meil on palju partnereid ja meil on hetkel ka raha ja jumalale tänu, et meil on raha, sest nüüd on võimalik kogu selle suure nagu lennukiga õhku hakata tõusma ja loodetavasti seal päris kaua püsida. Et tagasi me ei pööra. Ma pole ammu nii kiiresti rääkinud. Aitäh esinejatele, aga äkki on küsimusi? Võib-olla küsimus rubriigis, kas libauudis, et nimelt Postimehes ilmus septembri lõpus Aimar Altosaare ajakirjaniku artikkel, kus oli intrigeeriva pealkirjaga õpetaja palk 3000 € kuus, kes läheb tööle Ida-Virumaale, et kuidas kommenteerite seda? No seda on ju palju kommenteeritud, et kui õpetaja alampalk tõuseb 1749 €, see on see kokkuleppe ja kui see õpetaja ja see number nüüd korrutatakse 1,5, eks ju, et kõik muu, mis võib sinna juurde lisanduda, on klassijuhataja töö eest, näiteks mingisuguste lisaülesannete eest, ainevaldkonna juhtimise eest, aga teoreetiliselt jah, Ida-Virumaal on võimalik saada siis 1,5 koefitsiendiga palk oli 2600 millegagi ja kui sa teed veel lisaülesandeid, siis tõepoolest jah, 3040 või 3060 see summa oli. Lasteaedades on see kokkulepe ju nii-öelda kohalike omavalitsustega, et nad hoiavad seda vahet, eks ju, et see 90% õpetaja palgast ja nendele tuleb sellele 90% juurde siis see 1,3. Aga need tingimused kõik on täpselt väljatöötamisel ja lähikuudel on nad väljas ja kõigile nähtavad, sest kalkulatsioone juba tehakse, töörühmad töötavad. Minul on üks küsimus, et kas ma sain õigesti ettekandest aru, et õpilased saavad keeleõppeks toetust, kui nad soovivad täiendavat keeleõpet, siis alates 1. veebruarist 2023 võib pöörduda taotlusvoorude poole koolid ja saada? Ei? Need taotlusvoorud on ikkagi nii, et pidaja taotleb ja eeldatavasti pidajal on kool, kus on üks klassikomplekt ja juhtkond võimaldab siis sellel klassikomplektil õppida näiteks 42% nädalamahust eesti keeles. Võõrkeeleõpe ei lähe sinna arvesse, sihtkeel on ju teine, eks ju. Ja kui need õpetajad on olemas, kvalifikatsioon on olemas, siis saab teha 1. veebruarist kuni 15. veebruarini taotluse, esitades kõik dokumendid, mis on vajalikud ja selle alusel eraldatakse pearaha siis tervele klassikomplektile ja esimest korda siis ka, kui on 60 ja üle selle, aga see on klassikomplekti põhine õppe, taotlus esitab pidaja, aruande eest vastutab pidaja, ellu viivad koolid. Aitäh. Kas on ka piirangud, et mis klassid tohivad osaleda? Ei piiranguid ei ole, aga pigem see on see, et näiteks kui tuleb see ülemineku aeg, eks ju, kohustuslik 1. ja 4., siis tähendab, see on avatud juba praegu. See oli ka, see on kasvanud välja keelekümblusest ja nüüd siis tuleb ta niimoodi diferentseerituna, aga põhimõtteliselt seda 40-60% toetust saab veebruaris taotleda. Keelekümblus on olnud ju aastaid juba pearahapõhine ja kui hakkavad üle minema 1. ja 4.,
et nendel on kohustus üle minna 2024 ja ülejäänud klassid tahavad üle minna, ei pea teised ja viiendad ja nii edasi, eks ju, siis see on võimalus ka neil rakendada eestikeelset õpet nii-öelda ennaktempos, saada toetust, õpetajad saavad palgalisa ja kõik omandavad eesti keelt rõõmsalt. Suur aitäh. Ma lähen nüüd teemast välja natukene. Oli lause, et Keeleamet tuleb ja trahvib ja 640 eurot ei ole trahvi tehtud. Me ei trahvi, me rakendame sunniraha. Just. Teeme selgeks, sest ka teile tulevad inimesed, kes on teie juures õppinud ja võib-olla meie käest ettekirjutuse saanud ja võib-olla isegi täitekorralduse saanud. Keelekontrolli akti märgitakse tähtaeg ettekirjutuse täitmiseks ja tehakse sunniraha hoiatus. Meil on nii palju inimesi, kes helistavad, kirjutavad, kuhu ma nüüd maksma pean. Hoiatus ei tähenda, et veel maksma midagi peab. Siis vastavalt sellele tähtajale, mis on antud, pärast seda toimub järelkontroll ja inspektor otsustab, kas rakendada sunniraha ja mis summas rakendada. See, mis esimesel aktil on kirjas, see on kuni selle summani. Et kui näiteks on kuni 100 eurot, siis keeleametnik võib rakendada 30 eurot. Ta vaatab seda, kas inimene on käinud keelekursustel, kas ta on proovinud eksamit, kas ta on midagi teinud ettekirjutuse täitmiseks. Ja praegu jäävad meie sunnirahad pedagoogidele 20 kuni 150 euro vahele. Meil on juhtum 640 korduvalt. Ma tean seda. Seda teavad kõik. Ja selle sama 640 puhul on ka koolipidajale korduvalt tehtud sunniraha. Sunniraha puhul on hästi oluline see teada, et mitte ei ole nii, et ma maksan selle ära ja siis mind jäetakse rahule. Sunniraha määratakse, kuni ettekirjutus on täidetud. Nii et järgmine aasta tuleb inspektor jälle ja teeb jälle sunniraha. Nii et seda tasub oma õppijatele öelda, et sunniraha ei ole ühekordne trahv, vaid sunniraha rakendatakse, kuni on ettekirjutus täidetud. Kui on küsimusi, võib alati Keeleameti poole pöörduda. Soovib veel keegi küsida? Sellel või mõnel muul teemal? Kui ei, siis... Mina võib-olla lihtsalt täpsustan, et see slaid, mis Annel oli, mis osutas nendele kvalifikatsiooninõuetele ja juhtide ja õpetajate siis tähtaegadele, mis veel on osaliselt selgumisel, et kellele siis millised tähtajad lähevad. Et me lihtsalt, ilmselt olete kõik kursis ja lihtsalt pean siinkohal meenutama, mitte ei ole see uudis kellelegi, et tegelikult on haridustöötajatele keelenõuded ja kvalifikatsiooninõuded juba ära seotud ja minister Kersna ajast on allkirjastatud määrus, millega hiljemalt 25. aasta septembrist on need kaks asja koos. Ja igal juhul siis seda sihtrühma see kuupäev tabab kindlasti ja võib siis nüüd juhtuda, et üleminekuga seoses liiguvad mõningad need tähtajad ettepoole, et haridustöötajatel on siiski väga konkreetne vajadus asuda täitma neid keeleoskusnõudeid, mis on juba pikki aastaid neile tegelikult ka kehtinud. Et see vajadus ei kao ära ja siin on tõesti praegu on veel lahtine see, et kas see tärmin tuleb siis nende jaoks ettepoole või ei tule. Aga no siin on õige ka öelda seda, et neid nõudeid ju ei karmistata. Et ka praegu kehtib see, et kui õpetaja annab tundi eesti keeles või eesti keelt, siis on ikka see C1 või emakeel on eesti keel. Ja edaspidi jääb ka see, et kui ta annab võõrkeeles tundi, siis see B2 ikkagi kehtib. Ja hea uudis on see, et Ida-Virumaal see 1,5, see rakendub ka võõrkeele õpetajatele. Et muidu siis eesti keele ja eesti keeles ainet õpetavatele õpetajatele, aga eraldi otsusega, ma arvan, et see kinnitatakse nii ka võõrkeele õpetajatele, mis just, et sihtkeel on teine. Kui võõrkeel. Nii. Jah, ootame häid uudiseid edaspidi ka, aitäh teile!